armsad sõbrad, jälle meie paljaporgandiga basiilikus ja meil on plaanis kinno minna. Aga kuna mina olen harjunud, kui on väga kiire, ma ei jõudnud tõesti nagu, mõtlesin, et läheks süüks kuskil midagi, aga tead, mul natukene see Coca-Cola Plazasse tulek ja kinno minek ja see isegi assotsieerub nagu basiilikuga. Söön kas mõne pitsa või praegu mul on ilge pastaisu ja voilà, siin on vegan menüü, paljas porgand ja avastan, et siin on täitsa olemas pasta. Pasta on ka olemas, muidugi. Aga mis mõttes? Pasta on ju nisujahu. Ei, pasta ei pea olema nisujahu. Minul on selline veidi teistsugune pasta ja see pasta on nimelt tehtud sojaubadest. Ta on ainult sojaubadest koosne pasta. Okei. Ei mingit nisujahu, ei mingit muud jamase sees. Leidsin üles rohelise sojaoa pasta, tofuga, soolasente, suvikõrvitsa ribade, aetubade ja kanepipähklitega. Seega igati täisväärtuslik ja kusjuures, kui sa muidu sööd siin pastat, siis ma eeldan, et seal on süsivesikud väga laes ja rasvad laes, igasugused juustud ja asjad, mis sinna lisatakse. Aga valgud on näiteks need, mida eeldatakse, et vegan toidu puhul ei saa üldse kätte kuskilt, et ma ei saa veganiks hakata, kust ma oma valgud saan, kuidas ma lihast kasvatan. Ei, näiteks see sojaoa pasta. Kas te kujutate ette, et üks pasta võib 100 grammi kohta kuivainena sisaldada 44,8 grammi valku? Võtame võrdluseks siis kanafile, mida kõik nii-öelda bodybuilderid ja fitness inimesed siis kummardavad avasüli, et kanafilee sisaldab 100 grammi kohta umbes 20 grammi valku. Seega ütleme nii, et see sojaoa pasta ei ole mitte meil niisugune liht süsivesik, vaid vastupidi, ta on puhas valguallikas. Ja lisaks olen ma lisanud siia ka tofut nii-öelda liha asendajana. Seega see pasta iseenesest sisaldab umbes 45 grammi valku ja sellist kuskilt mujalt lihapastadest ka ei saa. Ma ootan põnevusega. Aga tahad tellida? Loomulikult, et kas see rahuldab minu pasta? Ja kindlasti. Okei, tellime. Üks pasta, palun. Oot, issand jumal, ma nüüd ootasin mingit plöga. Ma nagu ei tahtnud hästi uskuda, et sojaoast saab sellise makaroni teha. Makaroni. Ja täiesti makaronina, aga makaroni. Ja, et täiesti klassikalised spagetid ikkagi. Ja kusjuures nad on väga tugeva maitsega, sest nad ei ole tehtud lihtsalt nisujahust, vaid need on sojaubadel on väga mõnus maitse minu arust. Issand, kui hea. Püha Peetrus. Ja nende konsistents on ka palju parem. Ja nagu me juba rääkisime, siis makrotoitained on lihtsalt parimad. Ja siin on veel lisatud suvikõrvitsa ribasi, mis on ka siis tihtipeale ma teengi ainult suvikõrvitsa ribadest endale pastat või siis spiraalidest, aga tofu on meil siin grillitud. Tofusse inimesed suhtuvad nagu kahtepidi, ütlevad, et mis selline kummi tallanahk, et maitsetu, mõttetu asi, aga... Me kasutame loodusväe ehk siis Eestis tehtud tofut ja neid on nii maitsestamata kujul, kerge tšilli maitsega ja ka marinaadis tofu. Ja tõesti on väga tervislik ja igat pidi annab neid kasutada nii magusroogades kui ka soolaste roogade valmimisel ja neist annab teha ka kastmeid isegi või kuhu iganes lisada, kas grillida, ma ei tea, sisse püreestada, et igat pidi annab kasutada tofut. Pean tunnistama, et see roog rahuldab minu pasta hinne küll. Ja, tulge proovige järgi.